No nii, hei, ma mõtlesin, et ma teen siis ära selle viimase videoga nii-öelda Saskia rasedus ja sünnitus ja kuidas tema nimi tuli. Et siis on kõik nad tehtud. Igatahes Emma siis sündis ära, läks mõnda aega mööda. Ja siis ma ikkagi, oli minu suur unistus, et ma tahaksin 3 last. Nagu ma olen alati nagu unistanud, et 3 last väikse vahega. Aga siis oligi see, et ma teadsin, et ma nagu hakkasin, kartsin, et või nagu ma hakkasin ka mõtlema sellele, et mis sellest nagu saab, kas ma saan 3. lapse või ma ei saa tulevikus. Et ma kartsin, et juhtub jälle nagu midagi halba, et need õmblused asjad ei pea vastu. Ja et siis ma ei tea, kas raseduse aeg juhtub midagi või mis iganes. Ma olen tohutu terviseärevik, nagu tohutu. Ma kardan tohutult surma, nagu tohutult. Ma ei tohi üldse niisugustele asjadele mõelda, mitte midagi. See lõpeb lihtsalt mingi paanikahooga. Ja see on mul nagu väga väiksest peale, või no mitte väga väiksest, aga mingi põhikoolist alates on mul tohutud probleemid ärevuse ja paanikahoogudega. No ütleme, et mitte enam nii suurelt tohutult, aga igastahes kõik, mis puudutab tervist ja vähegi võimalus, et midagi läheb halvasti, siis ei. Igatahes siis ma ei suutnudki nagu välja mõelda, et mida ma nagu, et kas mu unistus saab teoks, et ma saan 3. lapsega või ei. Kuni siis oli 9 kuud möödas Emma sünnitusest ja tuli välja, et ma olen rase. Ootamatult väga kiiresti, et selles mõttes meie jaoks oli siuke rohkem üllatus. Samas me ju kuidagi ise ära ei hoidnud, aga olgem ausad, see oli nagu nii vähe möödas, ega me nii palju mingi hullult siin 2 väikse lapse kõrvalt midagi teha ei jõudnud, väga ei mõelnud, on ja et selles mõttes ta oli ikkagi siuke nagu väga noore moodi, et oodatud, kardetud, aga ups laps. Et alguses nagu, kui ma sain teada, ma olin nagu tohutult õnnelik, ma olin mingi mis asja, et nagu jumal tänatud elu otsustas minu eest ära, et mina ei pea otsustama, kas ma nagu tahan või nagu ma tahan, aga et kas ma nagu julgen seda sammu teha või mitte, et elu on otsustanud, et meile tuleb 3. beebi. Ja siis suht kiiresti läks nii-öelda mu selleks paanikahoogudeks. Ennem kui ma sain nagu esimest korda arstile, ma arvan, et mul oli ligi 2 nädalat iga õhtu voodis paanikahood, nii et ma olin mitmel korral valmis, et Hendriko peab mulle kutsuma kiirabi, et ma ei suuda ennast ise maha rahustada, mul oli nii halb olla, ma olin täiesti paanikas, ma värisesin, ma ei saanud korralikult hingata, mul oli süda paha, mul niimoodi puperdas kogu mu keha. No, paanikahoog. Ja siis mille pärast? Sellepärast, et midagi juhtub, kuidas ma siukse vastutuse võtan, et põhimõtteliselt ma suren sinna raudselt ära, seekord nad ei saa mind päästa, ma jooksen verest tühjaks, ma ei tea. No, korralik ülemõtlemine, korralik paanika, ma ei tea, ma jätan lapsed ilma emata, mu laps, ma ei tea, sureb ära, mis iganes, no ma ei tea, seal oli ikka korralik kompott, suht nagu mingi Ja see kestis mingi 2 nädalat niimoodi, ma olin ikka totaalselt magamata, mu hirmu sees oli nagu nii suur, kuni ma sain ämmaka juurde ja siis ma käisin ka perearstil, sest mul oli ülihalb olla raseduse alguses, nagu ikka on see mingi 15 nädalat, see oli mul ka täpselt totaalne, lihtsalt mingi ainult magaks, nii halb, nii paha. Aga see aeg oli selles mõttes nagu nii halb, et kui muidu oli Hennu olemas, siis mul oli 2 väikelast, 1 oli täitsa beebi. Meil oli Teili just saadud, kes oli koerakutsikas ja kellega pidi palju õues käima, pissitamas ja kõike. Ja Hendriko oli siis kas Tartus kogu aeg ööseks komandeeringutes. Kõik oli minu kanda, lapsed, kodu, lasteaiad, trennid, koer õues pissitada, pluss minu raseduse algus, mis nagu oli totaalselt surmav minu jaoks. Ja kui ta Tartus ei olnud, väga matchi, siis ta oli trennides. Et tal olid ka omad trennid ja asjad ja ma olin nagu väga palju üksi. Ja siis ma juba tundsin, et mu nagu närvikava esiteks ei pea sellele enam vastu, et ma läksin nagu, ma olin nii magamata, mul oli nii halb olla, see nagu totaalselt kurnas mu nii ära, et ma olin nagu mingi ekstra, mingi närviline.
ja siis ühel hetkel, noh, iga kord, kui Heino koju tuli, ma läksin taha tuppa lihtsalt põhimõtteliselt voodisse, ma panin kardinad ette, ma ei tahtnud mitte kedagi näha, nagu täpselt nagu mingi deprekas. Aga ma olin lihtsalt nii väsinud, mul oli nii halb olla, mul ei läinud 15 nädala pealt, kusjuures seekord ikkagi üle, mul tuleb meelde see halb olemine, eks eelnevad sünnitused ja rasedused nii jutti olid keha nagu nii ära kurnanud, et mul ei läinud see üle, mul oli nii halb, ma ei tahtnud kedagi näha, ma ei viitsinud inimestega suhelda. Ma ei tea, mul läks 2 sõprussuhet sinna nahka. Eks ma olin ise mingi maks närviline, vastuvõtlik igast asjadele, kuidagi reageerisin üle. Ühe sõpruse ma olen neist taastanud, teist paraku mitte, ju siis polnud minna. Noh, jah, mis seal ikka on ja, et raskel ajal peaksid olema sõbrad olemas, mitte sulle selga pöörama ja veel midagi sulle vastu ütlema, on ja. Aga noh, ju siis ei olnud õiged sõbrad, aga üks neist on mul tagasi, nii et selle üle mul on hea meel. Aga see selleks, Heinuga olid mega närvilised ajad ja kui ma olen muidu üli nagu chill ja nagu rahulik ema, üldiselt nagu jah, mul on mingid kindlad asjad, mis mind ajab nagu üli närvi, siis aga üldiselt nagu kõike mingi lolluste ja mingi lollitamiste peale ma olen täiega nagu vastuvõtlik ja siuke, et need on lapsed ja savi, vaata. Siis see kadus ka ammu seest ära. Mind ajas kõik nii närvi, kas te peate kogu aeg karjuma, kas te peate lollitama, miks sa ei või normaalselt kõndida, miks sa ei või seda teha nagu täiesti ajuvaba, on ju. Aga kõik ajas mind lihtsalt nii närvi. Siis ma lõpuks läksingi perearsti juurde ja lihtsalt nutsin ta juures. Ütlesin, et see ei ole nagu mina, see ei ole normaalne, ma ei jaksa tulla nende paanikahoogudega toime, need on tegelikult olnud, ma ütlesingi lapsest peale, aga lihtsalt kuna nüüd on mul 2 last ja kõik, siis rasedus, see kõik oli lihtsalt nii kurnav. Ja siis me tegime täisvereanalüüsis, tuli välja, et mul on verenäidud nagu mega halvad. Mul oli igast raua, D-vitamiini, B12, kõige puudus korralik, pluss veel sellest olid veel mingid muud näidud kõik nagu paigast ära. Ja siis ma sõin ikka mingi 6 aega korralikult või 2 kuud, ennem kui mul läks enesetunne paremaks, igast nagu peotäis iga päev tablette, vitamiine, siis ma sain nagu korda. Aga mu nagu närvikava selles mõttes ei taastunud. Minu paanikahood ära ei kadunud täielikult, lõpuks ma sain saatekirja, ma tahtsin nagu psühholoogile. Ja siis ma läksin nagu ITK kaudu sai kiiremini, et rasedad saavad on ju selle mingi kriisinõustaja, mis iganes. Käisin tema juures. Psühholoogis kui sellisest temast kasu ei olnud, aga ta seletas mulle seda meditsiinilist poolt, mis mind nagu maha rahustas. Et see ei ole päris nii, et ma lähen sinna keisrile, et ma nagu suren seal ära, jooksen verest tühjaks, et kindlasti on arstid nagu sellega nagu arvestanud, et mul on siuksed ohud, mind jälgitakse, ma ei tea, suurema meeskonnaga ollakse valmis, kõik asjad pannakse valmis ja kõige halvemal juhul, mis saab juhtuda, et ma ei tea, emakas lõigatakse välja, on ju, et ma ei saa rohkem lapsi. See mind selles mõttes ei morjendanud, kuna ikkagi 3 last on ju. Aga ta ütles, et kunagi ei saa öelda, et sa ei sure kindlalt ära, me ei tea kunagi. Ta ütles, et sa võid, ma ei tea, siit uksest välja astuda, suga võib midagi juhtuda, et seda me ei saa mitte kunagi seda nagu sellega nagu selle peale loota, et midagi ei juhtu ja blablabla, aga nagu suures pildis mu paanika, need siuksed hullud kadusid ära, et ma enam üldse nagu magada ei saanud või midagi, et ma nüüd sain magada, mul tulid vahepeal paanikahood, aga ma suutsin ennast maha rahustada. Ja ma ei arvanud, et ma suren seal opilaual ära. Mu hirm muidugi oli tohutult suur raseduse lõpuni ja oi, kuidas ma kartsin sinna keisrisse minna. Aga sinna me jõuame. Siis rauda ma sõingi, hakkasin kohe siis alguses põhimõtteliselt sööma peale vereanalüüsi ja sõin, ma ei tea, peale sünnitust ka edasi, kuna mul on rauaga niikuinii probleeme. Ja mul hakkas enesetunne paremaks minema, näonahk paremaks, kõik nagu normaliseeruma, kui tavaliselt muidu 15 nädala pealt, siis selle rasedusega mingi 20+ nädalal. Ma olin lihtsalt mingi, mida? Mu närvid ei läinudki normaalseks tagasi selle aja peale. Ma olin ikka siuke närvipomm, mis mind ajas ülinärvi. Kui ma muidu tundsin alati hullult rõõmu lastega koos olemises, siis kõik need õues käigud, nendega igale poole minemised, mulle tundus, et on pigem nagu kohustus, et ma ju pean neile seda elu võimaldama ja et ma olen ise valinud selle, et ma olen ema, mitte see ei olnud see, et ma oleks hullult mingi lähme, teeme, oleme. Siis samal ajal näris ja sõi mind see nagu seespoolt, et mis ema ma olen, kui ma nagu nii tunnen.
et ma peaksin nagu tundma rõõmu, aga ma tundsin rõõmu enamasti siis, kui nad magasid ja ma vaatasin pilte, oli mingid jumal tänatud, et nad on ja mingi, et ma armastan neid nii väga, aga päeval ma lihtsalt olin nagu nii närviline ja ma olin, see rasedus selles mõttes, ta pööras minu jaoks nagu kõik nii pea peale ja just selle vaimse poole oma hirmude asjadega, see nagu, issand, see oli ikka korralik selles mõttes õudne aeg ja väga raske oli rõõmu tunda rasedusest, lapsest, ma olin nagu ülimalt rõõmus, aga mu hirmud olid nagu nii suured. Siis läks mingi hetk paremaks ja siis mul tekkisid jälle need sümfüüsvalud on ju, või need vaagnavalud, siis need olid nagu totaalselt hullud, aga noh, mis seal ikka, ma teadsin, et ega see nagu jah, midagi väga sinna teha ei saa. Ja mõtlen, korra käisin vist veel selle psühholoogi juurest, noh, mul oligi tagasikutsumine, et vahetult enne keisrit, et kui ma tahan nagu rääkida, see, ma ei tea, see läks lihtsalt, käisin ära, kuna aeg oli. Ei tea, siis tuli välja, et me saame tütre, ma tegin selle tasulise NIPi testi on ju, seekord ise, et olla kindel, et kõik on hästi ja ma tahtsin teada sugu. Selle üle Henno veel ütles, et ta nüüd juba loodab, et on tütar, et ta on harjunud tüdrukutega, et ta ei oskaks enam poisiga vist midagi teha. Et talle meeldib. Siis tütar tuli, mina olin väga õnnelik jälle on ju, no ma oleks poisi üle ka õnnelik olnud. Nime valimine oli, aga sellest ma räägin lõpus, oli selles mõttes raskem. Ma ütlen, mis meil veel, väga palju erilist selle rasedusega nii-öelda, kõik oli ju nii värske ja tuttav. Pigem olingi, et ma käisin palju arstide juures jälgimisel oma õmblustega, mis olid tegelikult ju nii värsked. Ja rohkem oli see rasedus raske nagu vaimselt ja mis keeras minu kogu vaimse elu nagu nii pea peale, millest ma siiamaani tegelikult taastun, mis on nagu eriti karm, mul saab sellest ju, Saska saab juba nagu aastaseks, pluss see rasedus 9 kuud otsa, et see on nagu ikka päris müstika, kui raske on ennast vaimselt kuskilt välja tuua ja nagu jälle nagu viia sinna, kus sa olid. Tohutu töö iseendaga. Ja siis hakkaski lähenema see nii-öelda keisri aeg. Ma tohutult kartsin keisrit, plaanilist keisrit. Ma lähen ilma valudes, mulle tehakse seljasüst ilma valudeta. Ma ei tea, kõik need tundusid lihtsalt kašmaarsed. Aga siis saabus see päev, või no jõuame üks päev enne seda. Me pidime tüdrukud viima maale. Ma ei olnud kunagi suutnud neid maale ööseks jätta. Nagu me olime proovinud jätta noorad maale. See lõppes sellega, et me sõitsime mingi kell 4 öössel või noh, hommikul tagasi maale. Mina nutsin, sest ma ei suutnud magama jääda, sest mul oli jälle mingi paanikahoog, et lapsed ei ole minuga, midagi juhtub, ma ei tea, maja läheb põlema, ma ei tea, mingid terroristid tulevad, no mida iganes mu pea välja suutis genereerida, igastahes täiesti absurdsus, aga me peame minema laste juurde. Reaalsus oli see, et iga kord, kui me sinna sõitsime hommikul, siis mis te arvate, kes magasid, lapsed magasid ja me keerasime ka magama, ärkasime kell 7, sest lapsed ärkasid. Olid, emme issi on siin või Noora oli, mis iganes. Nii et siis 1-2 korda me katsetasime, iga kord, kui me sõitsin öössel või hommikul nende juurde, siis me lõpetasime ära, et vahet ei ole. Ei proovi neid viia, et ma nagu ei ole vaimselt valmis nendest nagu lahti niimoodi laskma, et nad peavad minuga olema. Või minuga siis, mis iganes. Ja siis ma pidin ju viima nad sinna maale ööseks, mitmeks ööks. See oli nagu vaimselt jälle mingi täiesti, ma ei tea, kohutav. Ma viisin nad ära, ma viivitasin seal maal ennem, kui me tagasi hakkasime tulema. Juba mõte sellest, et me jõudsime maale, et ma pean varsti ära minema, nad sinna jätma, ma juba ulgusin seal köögis. Siis lõpuks Henno ütles, et davai, hakkame minema, et nagu noh, mida rohkem me seda edasi lükkame, et ega see sul lihtsamaks ei lähe. Ja siis terve tee niimoodi, et me ei saanud isegi autos, ma sain autosse, kui ma olin täiesti kraanid valla, ma lihtsalt hüsteeriliselt nutsin. Terve tee Paidest Tallinnasse ma nutsin. Me läksime, võtsime kesklinnast siis Sushi Plaazast sushit ja läksime koju telekat vaatama. Lõpuks siis, kui me koju jõudsime, ma lõpetasin oma nutmise. Ma ei tea, ma mõtlesin, kuidas ma üldse magada saan, ega väga magada ei saanudki, järgmine päev on ju sul plaaniline keiser, kuidas sa üldse saaksid magada. Ja pluss siis, et tüdrukuid ei olnud.
ja siis läksime hommikul suhteliselt vara, mingi 7 aeg, 8 aeg haiglasse. Siis meid lasti kohe sünnitustuppa, rääkisime seal natuke, mis meid ees ootab, mis iganes. Ja siis mulle öeldi ka, et nad on valmis, neil on nagu suurem meeskond, ongi nagu põhimõtteliselt kõik on nagu kohe valmis, kui midagi on, et nad on arvestanud, et ma olen nagu tohutult palju liiteid täis, võtab nagu pikalt aega, et üldse lapseni jõuda, pärast kinni õmblemine, me oleme valmis, et kõik rebeneb, meil on vered, asjad kõik varutud, kõik on nagu. Ja siis see, kes teeb seda seljasüsti, minu meelest see oli seesama mees, kes tegi mul nooraaeg, noor mees, mingi Hendriko vanune. Ta oli nagu mega tore, isegi tema jäi terveks ajaks keisrile mu pea juurde istuma, sellepärast kuna arvatavasti, et kui on nagu üldnarkoosi vaja juurde manustada, mis iganes, et ta oleks olemas. Et väga palju inimesi oli võrreldes tavakeisriga mul juures ja laps saadi väga ruttu kätte. Mega äge vend oli, kes mul selle seljasüsti istus telefonis seal, rääkis juttu, küsis, et kes tuleb, kes mul kodus on. Ta naisel oli samal päeval sünnipäev, kui minu Saskia sündis. Ja igastahes lobises muga juttu ja värk ütles, et kui mul midagi halb on, et siis ma kohe annaks teada. Saskia välja võeti suht kiiresti, nägin ära, kõik oli korras, ideaalne. Siis hakati mind kinni õmblema. Mind õmmeldi tund aega kinni. Oli vist tund aega. See oli nagu... Ma mõtlesin, millal see kõik juba läbi saab. See oli nii rõve sikutamine, õmblemine nii pikalt. Kohutav. Ja siis mul hakkas mingi hetk halb. Läks süda nii pahaks. Siis ma ütlesin, et mul on nagu nii halb olla, et süda on nagu tohutult paha ja pea käib ringi. Siis ma sain vist koheselt mingit rohtu, nii et mingi paar minti ja mul oli nagu enesetunne täiesti nagu uus. Ja siis lõpuks sai korda, siis arst tuli, rääkis muga, ütles, et tema üllatuseks oli nagu kõik väga ilus. Et allpool, nagu mida rohkem sügama läksid, oli nagu rohkem liiteid, aga neid ei olnud ikkagi nii palju, kui tema oleks oodanud, arvestades minu eelmist keisrit ja esimest on ju. Et ta ootas nagu palju hullemat seisu minu sees ja et kõik tegelikult läks nagu nii hästi, et ta ei oleks ise osanud isegi loota, et kõik nagu nii ilus ja nii hästi on. Ja ma olin nagu nii õnnelik, et kõik läks super hästi. Minu kõige suurem hirm saigi teostatud, mida ma olin 9 kuud nagu nii paaniliselt kartnud, mis oli mu vaimse poole nii rivist välja löönud. Ma arvasin, et peale keisrit kõik nagu muutub. Et ma olen jälle vana mina tagasi, ma ei aja ise ennast närvi nende totrustega. Aga reaalsus oli see, et tegelikult nagu neid närve ei saanudki nii ruttu korda, minu närvitsemine jätkus edasi. Ma võin öelda, et ma tundsin sügisel esimest korda, Saskia oli ju päris suur, nagu ma olin suvel rõõmus, õnnelik, ma ei oska seda seletada, see, mis mu sees nagu toimus ja oli, see on nagu nii pudru ja kapsed ja nii raske on seda nagu seletada. Aga nagu ma olin rõõmus ja õnnelik, aga paljud asjad olid mulle nagu peale surutud, mul oli vaja nagu kõik, ma oleks pigem tahtnud rohkem lihtsalt istuda ja olla, kui mingi käia mööda elu ringi lastega ja kõike, et ma tegin seda nagu, mul oli tore, aga see oli kohati nagu ikkagi nagu see, et ma teadsin, et mul on see kohustus, et ma pean nendega käima ja tegema. Üliraske on seda seletada ja ma ei tundnud sellest sellist rõõmu nagu ma varem, ma ise tundsin, et ma ei ole nagu ma enne. Mind ajasid ikka asjad närvi, ma läksin Nooraga, ma ei tea, kahekesi sööma. Ta lihtsalt, ma ei tea, rääkis kõva häälega, ma olin lihtsalt mingi lõpeta ära, et miks sa pead nagu, et me oleme avalikus kohas, täiesti nagu kuul pähe, kuidas see nagu. Aga nagu sel hetkel ära tabada, et Käti hoia oma suu kinni, tal laps nagu, ega ma nii kuri ei olnud, aga põhimõtteliselt nagu mõte jääb samaks on ju, et ma ikkagi nagu olin, et lõpeta ära, et ära käitu nii, et kuidas see nagu, ma ei tea. Mind ajas nagu kõik nii närvi ja siis iga õhtu painasid sind süümepiinad või peale seda, kui sa olid nagu lapsega riielnud, et palun ära käitu nii ja mingi umbes ära ole laps on ja ole täiskasvanu, halloo on ja. Siis võitled põhimõtteliselt ise endaga, et umbes mis ema sa oled, oi neid nutmisi asju, ma ei tea. Kogu see emadus on ikka suht fucked up teema ausalt. Aga sügisel ma lõpuks mingi hetkeks ma ütlesin Ennule ka, et ma tunnen nagu rõõmu sellest. Ma näen, et mu laps lollitab, on nagu laps ja ma olen mingi, et nii äge või nagu see ajas mind naerma ja ma olin õnnelik selle üle. Nagu, mina olin tagasi. Neid
perioode, kus ma olen mega nagu närviline või ma väsin ära, et ma nagu ärritun rohkem kõige peale, neid on ikka. Ma ei ole täielikult taastunud, see võtab mingi rämedalt aega. Rämedalt võtab endaga, nagu on vaja tööd teha, et sa tabad ära selle, et hoia oma suu kinni, mõtle mitu korda, ma ei tea, ta on laps on ja tee nagu tööd endaga hetkel, et seda on nagu väga raske. Aga ma olen nagu üliõnnelik ja uhke, et ma olen nagu jõudnud nii kaugele, et ma ei ole pidanud nagu mingiseid rohte kasutama. Ja et kogu see rasedus oligi siis vaimselt tohutult raske minu jaoks pigem. Ja asjad nii-öelda ka, et mul oli seda ülilühike periood, kus mul oli nagu päriselt hea enesetunne ja kõik oli hästi. Et pigem oligi üle 20 nädala mul ülihalb olla ja siis see raseduse lõppu kurnatus ja halb olek ka nagu, et on raske. Aga rääkides nendest närvidest ja kõigest veel, siis jah, nüüdseks on nagu kõik juba palju parem. Kui siin on mulle üks teema, millest ma tahtsin meile rääkida, et ma sain mingi umbes kirja, et ma käin koolis 2 korda nädalas, ma käin trennis 2 korda nädalas üldiselt, enne võistlust ja tihemalt ja värki, et siis kas lapsed mulle võõraks ei jää, et mul on nagu umbes nii palju vaba aega ja ma ei tegele umbes nagu oma lastega, siis ausalt öeldes, kui su närvid on nii pekkis ja kõike, siis ma tunnen, ma olin 5 aastat põhimõtteliselt või 4 aastat ainult kodus. Ma ei käinud trennis, ma ei käinud koolis, ma ei käinud mitte kusagil, ma olin kodus. Ma ei tegelenud iseendaga, ma lasin ennast täiesti kuskile kaotsi, oma kehaga, oma välimusega, mitte millegiga. Ma olin lihtsalt ema, kes koristas ja tegi süüa ja veetis aega lastega. Peale keisrit muutus see, kuna ma pidin nad sundolukorras viima ära maale, kuna mul oli keiser, siis peale seda ma suudan neid anda nagu issiga koos maale, et ma saan üksinda olla, nagu suuremaid kergemalt, ämma juurde linna ööseks kergemalt anda. Nad tahavad käia, nad nagu küsivad, et emme, et me tahame minna maale või vanama juurde, et umbes minge issiga ära vaata, et nad tahavad olla vanaemaga. Mis ma siis ütlen, et ei tohi. No ei ütle ju, minul oli oma vanemaga väga lähedane suhe ja mul on ainult hea meel, et mu lapsed jah, et mu lapsed on nagu selles mõttes nii rikkad, et neil on nagu minu Hendriko ja ma ei oska üldse rääkida, meie poolt nagu mõlema poolt vanavanemad, kes neid päriselt armastavad ja tahavad nendega olla ja on nõus neid alati hoidma. Miks ma siis peaks seda nagu keelama? Ma tahangi, et neil oleks selline lähedane suhe, nagu minul oma vanemaga oli ja seda lõpuni välja, ka siis, kui nad on täiskasvanud. See, kui nad käivad, ma ei tea, suvel korra vanema juures ja näevad neid või sünnipäevadel, siis ei teki seda sidet. Miks ma pean oma lapsi keelama? Ma ei tea, nad on enamus aega ju minuga, 90% ajast ma käin 2 korda nädalas koolis õhtuti. Siis nad on üldiselt Hennuga või on vanaema ka siin või kui mul on enne seda arst, näiteks vanaema töö juures, ma käin nagu Maku seal, kus Maku töötab hambaarsti juures, siis muidugi ma viin nad siis sinna kõrvale majja vanaema juurde ja siis lähen pärast nagu edasi trenni, mitte me ei tule Õismäele tagasi issit ootama, mis iganes. Nad ise tahavad ja küsivad sinna. Nad on enamus aega Hennu ja minuga. Nagu ma ei tea, väga veider oli see, ma ei tea, lapsed, kes käivad esmaspäevast reedeni lasteaias hommikul 7-7 õhtul, ma ei tea, tuuakse esimesena, viiakse viimasena, sa käid tööl, siis ma ei tea, sulle ei ole lubatud trennid, asjad, ja siis sa kas laps ei tunne sind ära või sa oled nagu, või on võõras teie suhe või nagu, ma ei tea, ma ei saa aru. See tundub lihtsalt minu jaoks nii absurdne. Nüüd ma olen hakanud ka paar korda sassut andma issiga maale, no näiteks nagu täna öössel jah, te ei tea midagi sellest. Igastahes täna öössel nad olid, vlogist tuleb see välja, ma tulin eile Paidest ja nad jäid kõik maale, sest mul oli õhtul trenn ja mul on täna ka trenn, kuhu ma kohe lähen. Ehk siis jah, enne ma ei ole seda suutnud, nüüd peale keisrit ma nagu suudan ja siia tulevad veel teised asjad juurde. Et nagu mul on tohutult paanikahood olnud alati ja ärevushood siis lapsest peale, kui ma olen üksinda õhtul ja öössel, ma ei suuda. Ma suutsin esimest korda kuskil oma elus olla üksinda öössel Hennu ema kodus ja siis meie eelmise Süüri kodus.
ja siin korteris ma ei suutnud ka nagu, kuidas ma üldse olen nagu täiskasvanud naine, iseseisev naine, ema, kui ma nagu lähen täiesti nagu paanikasse, šokiseisundisse, kui ma pean üksi olema, kuidas see üldse saaks toimida siin elus niimoodi. Juba sellepärast ma olen hakanud, et ma võtan esiteks, et oma närve säästa ja ennast korda saada täielikult emana, naisena, sellest sünnituses, sellest raseduses, kõigest, mis nagu toimus, siis mul on vaja, et nad vahepeal käivad nagu ära, et ma saan enda aega, et ma saan ennast laadida. See, kui ma käin seal koolis, siis ma olen seal täiesti kooli asjadega süvenenud, on ju. See ei ole minu nii-öelda aeg, kus ma puhkan. Samamoodi trenn, ma käin seal nagu, ma ei käi mingi jõuksis mussi kuulamas ja kangi tõstmas, ma käin päriselt nagu tantsimas, ma elan seal ennast välja, aga see on nagu väga raske töö selles mõttes ka, et see nagu ikkagi, kui sa käid võistlustel asjadel, siis ei ole mingi niisama, et ma lähen teen mingi, ma ei tea, jaa, mõnus, chill, on ju, ei ole. Et mul on vaja oma aega, eriti nagu 3 lapse kõrvalt. Praegult ma tunnen, kui mu vaimne tervis oli nagu nii kuskil all. Pluss ma tahangi siis saada ennast sinnamaani, et ma oleksin nagu täiskasvanud inimene, et mul ei teki mingi paanikahoogu, kui ma pean üksi olema. See on nagu, kuidas see üldse, ma ei tea, mind ajab nii närvi, et ma siuke vahepeal olen, et mind nagu, kuidas see on võimalik. Ma ei tea, kui Hennuga midagi juhtub, ma ei tea, mis iganes, mis ema ma olen, kui ma lähen mingi paanikasse ja šokki sellest, et ma pean üksinda olema. Nüüd ma olen saavutanud selle, mille üle ma olen nagu tohutult uhke ja õnnelik, et kui Hennu läheb näiteks tööga ööseks ära komandeeringusse ja lapsed on kodus, mul on null hirmu. Varasti mul olid, ma ei tea, noatöökapi peal, põhimõtteliselt pipragaasid, asjad. Ma istusin terve öö üleval lihtsalt. Kuni hommikul läks valgeks, inimesed ärkasid üles kortermajas ja siis ma läksin magama. Mida nagu on ja terve öö ma olin täiesti mingi paanikahoos, mingi lihtsalt värisesin, olin mingi tavai, kuulsin igast asju, no täiesti psühh on ja nüüd enam seda ei ole ja üksi ma täitsa ei suuda olla, sest Saskia on nii väike, ma hakkan ikkagi üle mõtlema ja värki ja teiste tüdrukute pärast muretsema. Kui mul näiteks täna just seal sõbranna oli ka minu juures, siis mul ei olnud seda, aga kui ma olen täiesti üksi, siis ma saan ka vastu hommikut magama, et sellega on mul veel pikk maa minna, aga me tegutseme selle kallal. Nii et Saskia sünnitusest me jõudsime väga kaugele. Aga mis siis? Teate minust jälle rohkem, et mul on omad mingid kiiksud ja hirmud siin elus, millega ma pean nagu palju tegelema. Aga minu rõõm ja kõik on jälle taastunud, oma lastega olles mind ei aja nad nii kurjaks enam iga väikse asjaga. Muidugi siin on veel palju tööd teha, et ma täiesti nagu suudaks 24/7 olla mingi selles mõttes chill nagu asjadega, aga mul on nagu nii suur samm tehtud, mu rõõm on taastunud, ma ei tee seda ainult sellest, et ma olen ema, on ju. Vaid nagu ma teengi seda, sest mulle meeldib nendega seda teha, mind ei aja see närvi, ma ei tea, ma ei oska seda seletada. Igastahes ma olen nagu üliuhke enda üle. Kui mult on küsitud, kas ma tahan veel lapsi, siis ma olen mõelnud 4. peale, aga ma ei usu, et ma seda teed ette võtan ja ennast uuesti oma vaimselt nii madal punkti viin, sest nüüd oleks veel suuremad riskid, et ma võin rebeneda kõike, sest oleks 4. keiser. Nii et ma arvan, et ma aga ma ei ütle kunagi ei, sellepärast kuna ma ei tea, äkki ma 5 aasta pärast mõtlen, et davai Keti. Ma ei tea, proovime veel, on ju. Et ma ei oska öelda, pigem ma arvan, et ei, sest see oli minu jaoks nagu vaimselt nii raske. Aga nüüd meil on kõik hästi või suures pildis on juba kõik nagu nii hea ja hästi ja ma tahan veel paremini jõuda sellesse oma vanasse minasse tagasi oma vaimsel teekonnal ja natuke veel tugevamaks saada siis nagu minana ehk siis oma nendest lapsepõlve hirmudest juba lahti saada ja olla rohkem iseseisvam selles mõttes, et ma ei pea kartma, et kui midagi, ma ei tea, Hinnu peab minema äkitselt kuskile või midagi, et siis ma mingi oh my god, mis nüüd saab, on ju. Aga tuleme nüüd Saskia juurde tagasi. Sai siin räägitud teistest asjadest, tore. Aga Saskia juurde tagasi nime poolest, siis see oli korralik väljakutse meile seekord, sest kõik nimed olid kasutatud. Tegelikult Saskia nimi mulle hakkas meeldima täiega, siis kui Emma juba sündis, ma mõtlesin, kuna ta oli hull juuksepahmakas ka ju Emma sündis, siis ma mõtlesin juba siis Saskia nime peale, et äkki paneks hoopis Saskia nimeks. Aga siis ma olin mingi nope, Emma nope nagu. Ja siis Saskia nimi jäi mind kummitama. Ja siis kuna Emma oli tohutu pahmakaga, nagu ma ütlesin, siis kõik olid alati Saara.
no ja tegelikult nii lõpuks see Saskia Saara tuli, alguses mind häiris, et Saskia Saara sõbrannad olid ka mingi, ma ei tea, et kas see kõlab hästi, Saskia Saara, siis ma olin mingi, no kuulake, ma tegin voice'i, et Saskia Saara naeris, väga ilusti kõlab ju. Ja siis nad olid, no kui sina seda ütled, siis niimoodi jah, kõlab täiega hästi, et kui ma lihtsalt ise hakkan mõtlema ja alguses ma olin ka mingi, et ju see on harjumuse asi ja nüüd ma olen nagu lihtsalt ülirahul otsusega, et Saskia Saara naeris on ta nimi ja et ta üldse meie ellu tuli ja et me selle teekonna ette võtsime, see oli raske, tohutult raske. Aga see oli täiega seda väärt. Ja nüüd me oleme jõudnud juba sinnamaani, et see kõik laheneb. Nii et lapsed on eluõied. Vot nii, et aga siin sai ka muudest asjadest räägitud. Ma loodan, et teile meeldis. Ja rohkem mulle teile siis rasedus- ja sünnitusvideosi polegi rääkida. Et kunagi, kui on küsimusi, siis alati kommentaaridesse saate jätta veel küsimusi ja asju ka teiste raseduste, sünnituste kohta, kui tekkis midagi jäi rääkimata. Nii et ja, aga aitäh teile ja tšau!